1. Jaa, hallo, kas mikrofon töötab, kuulete mind või? Väga hea. Nii, kuule, räägi mulle, kes täna puldis on? Mida? Hiir või? Mis mõttes hiir, mis karust sai? Mis mõttes pole tööl? Kus ta on siis? Magab? Keset suve? Ei no ma ei tea, kuule, saade peaks kohe algama, saal on paksud rahvast täis. Ei, inimesi, ei siile, ma ei näe siin. Ja. Jäneseid? Ma ei tea, vabandust, siin saalis on jäneseid või? Tähendab, ei, ma ei mõtle neid, kes tulid ilma piletita, ma mõtlen neid, kes porgandeid söövad. Mida? Küsin, kuulge, tõstke käsi püsti, kes sööb kodus porgandit? Nii, 1, 2, 3, 4, 5. Kuule, siin on mingi 100 jänest. Ja. Nad on hästi imelikud selliste lühikeste kõrvadega, ma ei tea, mingi linnatõug vist. Mis asja? Hakkan pihta. Ja oota, ära veel kaamera, et käima pane. Ma lähen, ütlen inimestele paar sõna ka. Ja siis kohe oleme valmis. Tere! Mina olen reporter Siil ja meie tänane lasteekraani kontsert on otse-eetris kohe Siili TV teises kanalis, otse loomulikult parimal ajal. Miljonid metsaelanikud on kogunenud juba heleseniste ekraanide ette ja loetud sekundite pärast on saade algamas. Te võite panna oma telefonid hääletu peale, aga pildistamine ja filmimine on muidugi lubatud. Ja selleks, et me saaksime saate kõik koos käima lükata, palun loeme kõik koos 10 alla. Olete valmis? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tere, kallid televaatajad!
Mul on hea meel tervitada teid sellel ilusal soojal suvepäeval siit Tallinna Salme kultuurikeskusest, kus esineb üle 250 väikese inimese, keda kutsutakse lasteks. Kool on just läbi saanud ja ongi põhjust lastelt uurida, mida nad suvelt ootavad. Mida sina suvelt ootad? Jõuluvana kingitusi. Ja mis sinu suveunistused on? Lund ja kuuske. Need on väga head mõtted, sest muideks minule ka väga meeldivad jõulud, kuigi ma ei ole need mitte kunagi ise näinud, sest nagu te teate, siilid magavad ju talveund. Aga minu enda vabandust, jaa, üks hetk, tähendab, nüüd öeldakse praegu siit Metsatuka telemajast, et jõulud on kohe ukse ees, mis on muideks väga hämmastav, sest et minu meelest ma alles läksin tööle ja lihtsalt uppusin uudistesse. Te kujutate ette, kui palju sellel aastal uudiseid oli. Neid oli tohutult. Me jõudsime 2 hiire ja 1 100-jalgsega nendest vaevalt läbi närida. Neid oli tohutult palju. Ja muideks paljud neist ei olnud üldse mitte väga maitsvad uudised. Väga vastik tunne jäi neist suhu. Täpselt selline tunne, nagu oleks prussakaid söönud. Aga seda, et ma terve suvesel olin, seda ma küll ei mäleta. Vähemasti ma oleks pidanud ju rukkilõikuse uudist mäletama. Muideks rukkilõikuse uudis on üks mu lemmikuudis. Ma panen sellele igal aastal sama pealkirja. Paneme selle pealkirja ette. Ja see on kõikide inimeste ja Siili TV jälgijate lemmikuudis. Palun! Siis põllul kandsin
Ja nüüd ongi aeg televaatajal teha tutvust publikuga, kes meil täna saalis viibib, nii et ma tulen siia saali, saame lähemalt tuttavaks ja küsime paar küsimust nende inimeste käest. Oi, kui palju käsi on üleval, kas te tahate vastata või te lehvitate oma lastele? Esimene küsimus on väga lihtne. Miks õunad kasvavad puu otsas? Ma küsin sinu käest. Tere! Mul on tunne, et sa tahad öelda, et sellepärast, et õun on õunapuu, et sellepärast õunad kasvavad puu otsas. Väga hea vastus, mulle meeldis see vastus. Järgmine küsimus, miks pirnipuul on pirnid, aga mitte käbid? Kas sa tahad öelda sellepärast, et pirnid on palju maitsvamad kui käbid, jah? Aga kes teab, miks puu otsas käbid kasvavad? Männi otsas, väga tore, kui targad linnainimesed tunnevad väga hästi metsaelu. Aga nendel inimestele, kes metsaelu veel nii hästi ei tunne, mul on üks väga hea lihtne soovitus. Minge metsa. Pildistage nüüd tantsiv reporter, seda te ei näe iga päev ja see on praegu väga kuum teema.
meil metsas ka muideks praegu kõik tantsivad, meil käib selline võistlus, et kes talveunes ei ole, need tantsivad ja kes märtsikuus talveunest üles ärkavad, siis valitakse parim tantsija ja tema saab aasta loomaks. Kui nüüd tõesti vastab tõele, et suvi on läbi ja sügis on ka põhimõtteliselt läbi, siis tegelikult teeb see mind väga murelikuks, sest mida tähendab üks talve saabumine ühe tavalise siili jaoks? See tähendab seda, et tuleb kõigepealt korjata talvevarusid ja süüa ennast paksuks. No selge on see, et seda me enam teha ei jõua. Variant B on see, et tuleb heita magama ja jääda jälle jõuludest ilma. Seda ma ei tahaks ka teha, sest ma ei ole mitte kunagi jõule näinud, aga samas külmetada mulle ka ei meeldi. Kujutage ette, milline tore elu oleks emadel näiteks siilina. Sa ei pea mitte kunagi üldse alla võtma, ainult kogu aeg pead juurde võtma. Kõik emad, kes tahavad siiliks saada, siis pärast kontserti lõppu saame foyees kokku, ma teen teile väikese koolituse, et kuidas tervislikult ennast paksuks süüa ja mitte kaalu kaotada. Aga nüüd läheme edasi. Käisin selle laulu all vahepeal kohvikus ja proovisin, et kas õnnestub ennast talveks paksuks süüa. Aus vastus on, et ei õnnestu. Terve kohviku sõin tühjaks, kaal on ikka sama. Ma ei tea, aga see viimane laul andis mulle väga hea mõtte, äkki ma olen otsin hoopis garderoobist endale mingisuguse lisakasuka, sest muidu hakkab ju külm. Kas te tulite kindlasti mingi teade paksude kasukatega siia, kas keegi avaldaks saladuse, kus numbri all kõige paksem jope on? Ei, praegu ei taha, ma ei näe ühtegi kätt. No ma vaatan siis ise, mis seal toimub. See peaks päris suur valik olema. Tee nii kaua kuulake jälle laule.
No nii, väikene moedemonstratsioon, mis ma garderoobist leidsin, vaadake kui ilus. Jälgige detaile, televaatajale muideks meeldivad detailid, et kui siin on mõni operaator praegu saalis, äkki ta saab kuidagi sisse zoomida, natukene lähemalt näidata. See on puhas sünteetika ja see on väga mõnus, see ei ole mingi teise looma nahk, siin ei ole seljas. Ja meil ükskord juhtus selline lugu, et meil on põhiline Metsatuka telemajas operaator on karu muidu, aga karu ei saanud tööle tulla ja siis tuli hiir. Hiir pandi siis operaatoriks, aga sellega juhtus see halb lugu, et hiire oli nii väike ja madal, et kaadrisse jäid ainult põlved. Mina ei tea, see on väga huvitav vaatenurk, aga pärast seda hiir enam tööd ei saanud. Aga nüüd on meil aeg minna kontserdiga edasi ja teie ees on meie kõige väiksemad lauljad ja nad hakkavad laulma sellest, et nad on juba suured. Aga nad on veel nii väikesed, et neil on natukene lavale tulekuga aega. Teeme neile ühe suure aplausi. Mis nüüd juhtub? Mis nüüd juhtub? Mina olen juba suur, oskan ise süüa, ise panen riidesse, kõike teha püüan. Lasteaias juba käib, see
Ja reporter Siil on taas jõudnud siia publiku sekka ja aeg on järjekordselt tuttavaks saada inimestega, kes meil siin publikus on. Mis on need klassikalised küsimused, mis inimeste käest küsitakse? Ikkagi saame tuttavaks. Tere, kui vana teie olete? Päris vana. Päris vana. Kas teil on täna laval mõni tuttav ka? Muidugi lapselaps. Väga tore. Kas siin on mõni inimene veel, kelle käest ma saan küsida? Tere, kui vana teie olete? Mitte väga vana. Mitte väga vana. Kas teil on ka mõni tuttav laval täna? On üks tuttav. Aga tahate kedagi tervitada? Ja tervitaksin kõiki lapsi, kes on laval. Väga tore, aitäh. Mina tahan ka tervitada. Mina tahaks tervitada oma Siili isa, kes on väga tubli ja abivalmis alati. Ja järgmine laul ongi kõikidele tublidele isadele. Kui siin saalis on mõni isa, kes ei ole tubli, siis võib kõrvad kinni panna. Ja Unt Hubert, sina pane ka kõrvad kinni. Nagu te kõik teate, siis siilidel on väga hea haistmine ja minu nina ütleb, et need jõulud, mida mina mitte kunagi muidugi näinud ei ole, jõuavad üha lähemale ja lähemale. Ma mõtlen nüüd seda, et kui ma olen nüüd hästi tubli ja üldse magama ei lähe, siis äkki ma näen need jõulud sellel aastal ära. Ja kohtan ka jõuluvana, keda ma pole mitte kunagi oma elus kohanud. Iseasi on muidugi see, et mida ma talle ütleksin. Võib-olla saame järgmisest laulust inspiratsiooni.
kallid Siili TV jälgijad, lugupeetud külaelanikud, metsaelanikud, linnaelanikud ja inimesed teistest riikidest. Seoses läheneva jõulude ajaga kuulutame me välja uue erisaate, mille nimi on Päkapiku nõu, kus minule kui telereporterile, kes pole mitte kunagi oma elus näinud päkapikke, annavad nõu meie kõige paremad päkapiku spetsialistid. Saame tuttavaks. Tere, mis sinu nimi on? Anette. Tere, Anette, mis sinu nimi on? Meeli-Mari. Tere. Esimene küsimus tulebki sinule. Kui suured on päkapikud? Nii väiksed, et mitte keegi ei näeks neid. Väga hea, see on hea teada. Nii, järgmine küsimus. Mis päkapikkudele meeldib? Neile meeldib headele lastele kinke tuua. Päkapikkudele meeldib headele lastele kinke tuua. Mis neile ei meeldi? Neile ei meeldi halbadele lastele halbu kinke tuua. Ja viimane küsimus tuleb sinule. Kas päkapikke tohib kinni püüda? Ei. Selge, aitäh. Andke televiisor mulle. Nii, pange mulle kaela, minge teie sinna valmistuma. Nende teadmistega me siis hetkel selle erisaate lõpetame. Olge tähelepanelikud, eriti metsas ja pimedas liikudes. Ja kõige olulisem on see, et ärge jonnige, sest pidage meeles, päkapikud on nagu ämblikud, nad näevad kõike. Mul on tunne, et ma olengi leidnud üles kõige suuremad päkapikkude asjatundjad. Kas teil käivad juba päkapikud või? No väga tore, väga tublisti laulsite. Minge siis lava taha ja valmistuge järgmiseks korraks. Kuidas teil siin saalis lood on? Kas teil ka päkapikud käivad? No tõstke käsi, kellel käivad päkapikud. Oi, kui palju inimesi on, kellel päkapikud ei käi. Mis teil siis häda on? Olete pahad olnud või? Väga imelik. Kas ei ole siis niimoodi, et pahandusi teinud inimestel päkapikud ei käi? Aga võib-olla hoopis, ma vaatan, et enamus olid täiskasvanud, kes ei tõstnud endal kätt. Võib-olla on siis hoopis niimoodi, et täiskasvanutega on selline lugu, et lastel käivad päkapikud, kes toovad komme, aga täiskasvanutel käivad tegelased, kes viivad komme.
ma arvan, et need võivad olla sellised kratid. Muideks, mul tuli sellest hea mõte. Me võiksime teha järgmise saate lõigu, mille nimi on Pihikaamera. Ma käin korraks ära, tulen varsti tagasi, tee mõtelge vahepeal, eriti need täiskasvanud, kes on hästi palju pahandusi teinud viimasel aastal, et mis pahandusi te olete teinud, siis ma tulen tagasi, küsin uuesti ja siis me saame kaamerasse rääkida sellest. Hästi, lähme edasi.
No nii, nagu te mäletate, on käes aeg saatelõigul, mille nimi on Minu pahandus. Vastata tohivad siis ainult need täiskasvanud, kes on sellel aastal pahandusi teinud. Niisiis, ma kordan küsimust. Tõstke palun käsi püsti, kellel ei käi päkapikud. No, nüüd on käsi palju vähem. Tundub, et vahepeal on jõuluaeg ikkagi imet teinud ja täiskasvanud on ka headeks lasteks hakanud. Hea küll. Mul on tunne, et me võime selle lõigu Minu pahandus ära jätta, sest ega jõuludel ei ole sobiv pahandustest rääkida, vaid ainult headest asjadest. Aga nüüd kontsert jätkub tantsuga.
no see jõulude ootamine võtab ikka nii tohutult jõudu ja ikka ei ole nad kätte veel jõudnud. Lapsed siin saalis, kes teist on näinud jõuluvana? Tõstke käsi püsti. Sina oled näinud. Mis sinu nimi on? Johannes. Aga milline jõuluvana välja näeb? Punane. Jõuluvana näeb välja üleni punane. Kas keegi on veel näinud jõuluvana? Sina oled seal ees näinud ka jõuluvana. Mis sinu nimi on? Oota, ma toon mikrofoni ka sulle. Kennet. Tere, Kennet. Milline jõuluvana välja näeb? Punane. Punane. Aga mis seda punaseks teeb? Kas tal on mingi, ta on üleni punane või mina ei ole teda kunagi näinud? Nagu täitsa pealaest jalatallani punane või? Natukene valget on ka. Natukene valget on ka, aga mis ta punaseks teeb? Kas tal on mingid punased riided seljas? Jaa. Kuule, kas see on midagi sarnast nagu see mantel, mis mina garderoobist ära tõin või? Äkki sellepärast ei saagi jõulud tulla, sest et ma võtsin jõuluvana mantli ära. Kuulge, ma lähen vaatan korraks sinna, äkki see jõuluvana on seal, otsib oma mantlit taga, näeme varsti.
No nii, mantlist jäin küll ilma, aga seest nägin jõuluvana, kes ütles, et ma võin erandkorras nende jõulude ajal üleval olla, aga ainult erandkorras, sest tegelikult loodust ei tohi segada. Kui on kevad, kui on suvi. Loodust ei tohi sassi ajada, sest muidu võib juhtuda niimoodi, et jõulud ei tule enam valged ja suvel ei tule enam ilusad soojad. Vot see on üks asi, mida meie metsarahvas teilt palume. Ärge keerake maailma sassi. Aga ma tahaksin siin saate lõpus tänada kõiki vaatajaid, kõiki saalis viibijaid ja kõiki laval olijaid ning samuti neid, kes on nendele teinud selgeks kõik need laulud ja kõik need tantsud. Suur tänu Küllile, Reginale, Niinale, Siljale ja Johannale. Ja kõigi metsaelanike poolt tahaksin siia lõppu lugeda ühe luuletuse. Ma tahaks väga, las jääda meile päriseks, me lumed ja me suved. Et rõõmuaeg ei käriseks, et lapse hing ei väriseks, las kaovad maa pealt mured ja õnne juurde tuleb.